Priit Koppel, sa esitled täna Kulina mõisa pargis päris suurt karikatuurinäitust. Kui palju su pilt on välja pandud ja millise perioodi jooksul sa oled nüüd joonistanud? No siin hetkel on mul väljas vist 54 pilti. 54 pilti ja need on nüüd valminud 10 aasta, põhimõtteliselt 10 aasta valik on. Ja siin on nad tehtud siis nagu 5 erinevasse gruppi, milles siis nagu grupid on ajupesu suhtes. On siis poliitika loomulikult ja selles poliitika alla läheb ka rohepoliitika. Ja siin on siis nii-öelda homopoliitika või vikerkaarepoliitika hakkab siit pihta ja kuni sealt läheb veel natuke juurdegi. Ja siit tuleb siis, sisse tuleb siis nagu klassikaline poliitika ehk kuidas nagu nüüd meil tänapäeval valimised käivad, pabervalimised ja siis on siin päris palju on neid e-valimisi. E-valimise lahendused. See on kuulus pilt, mis läks nagu kulu tuli. No siin on, arvan, siin palju mitmeid pilte on siin nagu kulu tuli läinud, sellepärast, et see teemat puudutavad mitmeid inimesi. Ma ütlen selle e-hääletuste kohta sedasi, et kui nagu inimene tunnetab, et kui midagigi on see asi vale, et ei ole päris õige, siis see asi ei saagi õige olla, siis peabki... Tõmba vett kell 23. Ja, vanasti oli meil sedasi, et ju kõigepealt tulid esimesel hetkel päris algselt tuli kohe e-hääled ja sellele otsa hakati paberhääli panema. Aga nüüd on see, et loetakse kõigepealt paberhääled ära ja teeme siis vastavad korrektuurid ja paneme siis uue andmebaasi kell 23.00 üles. See muu ei saa siis tähendada. Kõike me peame uskuma tänapäeval. Sul oli koroonadiktaatorid, keda sa pidid uskuma ja sa pead uskuma musta kasti ka. Ja siis see nagu läheb kõik siit nagu valimise teemast läheb siit nagu edasi. See on klassika. Miks te käskisite meie kultuurimaja põlema panna? Kuna seal toimusid valimised, siis anonüümsuse tagamiseks kuulub hoone hävitamisele. Nii, kas ma tunnen mõne poliitiku näo järgi ka ära? Oi, siin on ju meil põllumajandusminister Hargiga ja siin on meil koroonaminister isiklikult, Jollari Jokker. Aga räägi, kuidas sul on täna näitust vastu võetud? Tegelikult on väga hästi, 99% kõik ütlevad, et kõik teeme õiget asja, aga siiski on üks kuri meesterahvas käis ja ütles, et selliseid pilte nagu, kas ma ikka üldse mõtlen ka, mida ma siin joonistan, et võiks nagu enne mõelda ja siis joonistada. Vaata, sina hoiad. Ehk ma näen nagu, kas ma siis astusingi inimesele tema maailmavaatele kuskile konna silma peale, et ma näen, et siis pildid on õigesti tehtud. Vaata, karikaturist peab olema julge ka, et kroonukarikaturistid nagu Hugo Ibus joonistasid seda, mida partei tahtis ja sai selle eest kena honorari, aga see oli argus, eks ju, ja ahnus, et saada ja kollaboreerumine, aga vaata, see päris karikaturist ei anna alla, ta peab ka mitte teenendama, vaid olema tema ise. Ausalt öeldes ma ütleks ka nii, et ükski karikaturist ei tohikski olla ka poliitiline ehk konkreetselt poliitilisest erakonnast, et kõik, mis on vajab kriitikat, siis seda peabki karikaturist näitama. Siis see ongi nagu karikaturisti õige tööriist. Ma ei räägi nüüd enda suhtes, vaid üldse. Karikaturisti eesmärk on olla ventiiliks ka siis nagu rahvale, et lasta pinge välja ja näidata ka eksimuskohti või valekohti, et mille üle... Karikaturist ka tõe ütleb. Jah, põhimõtteliselt tõe ütleme. Pika jutu, mis muidu võtaks tunde jutustamist ja see on ära öeldud ühe knifiga. Ja sul on varem ka olnud probleeme oma karikatuuride pärast? Ma ei ütleks, et probleeme just, aga lihtsalt neid ei avaldata. Teatud pilte, mis on näitusel kas siis saadetud, siis neid ei ole näitusel vastu võetud ja mul on olen teinud näituse, kus kohas siis a-la kuraator tuleb ja ütleb, et ei, neid 4 pilti sinna küll ei tohiks panna. Ja et siis ei ole nagu kogu näitus. Aga praegult on siin ei ole nagu
eelnevad žüriid ei ole siin läbi käinud. Tsensuuri ei ole. Tsensuuri siin ei ole. Aga sellepärast ma tahaks teha reklaami sinu raamatule, et kõik, kes tahavad poliitiliselt või üldse mitte, ma tahtsin öelda, mitte konformistlikku karikatuuri toetada, siis neil on võimalus sinu väga vahva raamat soetada. Ja see on ka 10 aasta karikatuuride põhjal, jah? Seal on nüüd sporditeema, seal on nagu sporditeema. Veerpalu on sees ikka, jah? Veerpalud ei tea, mul on erinevad spordialad on siin on erinevad kõik spordialad, mis on olümpiaspordialad, siis nende kohta olen ma teinud siis karikatuuri, kuidas neid teha tugitooliga. Aga kuna paljudes rahvastes keeltes ei olegi sihukest mõistet nagu tugitoolisport, et näiteks venelastel on olnud divanisport ehk diivanisport ja teatud maades, mis Hispaanias, kui seal on lihtsalt nagu öeldakse mugavussport. No sumo ka, paruta on siin kohe. Ja, siin on paruta on olemas. Aga siis tänapäeval saaks ka kihvti pildi, kuidas Prantsuse võistkond näeb välja nagu Senegali võistkond. See võtaks kõik väga konkreetselt kokku. Et kus on Prantsusmaa? Leidke üks valge jalgpall.